Eesti Fotofestival esitleb. Mina olen Simon Tompel, Eesti Fotofestivali juhataja. Ja mina olen Roki ja mina olen Eesti Fotofestivali videooperaator. Ja kuna selleks aastaks hakkab nüüd aasta otsa saama, nagu näete, kell hakkab 12 saama, siis nagu Eesti Fotofestivalil on kombeks, näitame aasta lõpu puhul saate vigu ja igasugu apsakaid, mis meil on videoid tehes juhtunud. Aga sel aastal on meil neid vigu tegelikult üsna vähe, sellepärast, et profid ei tee vigu ju. Nagu meie. Aga tegelikult asi on selles, et meil oli päris mitu Pärnu üritust ja meil olid sellised intervjueeritavad nagu näiteks Pärnu linnapea Toomas Kivimägi ja katsu teha saatevigade saadet, kui sul on sellised intervjueeritavad, kus ükskõik mida sa küsid, neid juttu tuleb nagu varrukast või mingit puterdamist aga eks meil aasta jooksul mõningaid apsakaid ikka oli ja vaatame mõnda neist. Selle aja jooksul mul läks nüüd omad mõttedeks, et kuidas loomad omavahel läbi ma pean vist uuesti küsima. Ja väliskülalisi oli meil sel aastal ja Simonil õnnestus intervjueerida Läti turisti. Kes teadis hobustest palju. Ja ma vaatasin, et läti keelt olid jõudnud natuke ära õppida. Kasutusjuhend on alati kaasas. Et küsitlesid teda seal. Ma No, видно, suhtilyön niissä, aga sen näkisin välja, et suhte tegema välja ja et see ongi küll Sirimbab, sillippesu pool ja pagamelam Sirimbab. Että viinsys ilusses niissä, aga leemsin loes haipesu pooli, että teemsiivliks jugnised neelambajus iesen uvoje käilaibon vai rakehöt luhkilla roksilla. Niissä tustare, et saan myksi muille ambliks jugilo. No se leemlumsin, se on väga kohtusin isegi. Aga et suva sun väga, kuni see on inimene. Ja tänulikud oleme me toredale seltskonnale Pärnumaal Metsatalus. Nimelt Metsatalu pererahvas aitas meil muutis meie elu väga lõbusaks, kui me viisime läbi intervjuude tegemist, kus me pärast ratsutajate suvepäevi. Et vaatame, kuidas meil see intervjuude tegemine kulges. Kuidas ratsutajate suvepäevad õnnestusid? See oli hea vastus. Kuidas ratsutajate suvepäevad õnnestusid? Tšau! Ratsutajate suvepäevad läksid väga korda. Täname! See jäi peale ju! Ratsutatud... Sind valiti hobumisteriks. Kas see oli sinu jaoks ootuspärane? No tegelikult... Sind valiti hobumisteriks. Kas see oli sulle meeldiv kogemus? Miks sa nii? Hobumistri ja... Said hobumistri tiitli. Kas see oli ootuspärane? Ma kõigepealt mõtlen, kuhu ma seda toppima. Siin on suu. Seal? Jah. Aga oota, mis sa küsisidki? Ma küsisin, et... Valge särk. Ma küsisin tegelikult... Tere õhtust. Tere. Tutvustuseks siis nii palju, et Väino Silm on minu nimi. Vahepeal pilliga, vahepeal fotoaparaadiga. Aga kõige tähtsam, et nagu me siin piltidest räägime ja saatevigadest, millest iganes, et noote, neid on ju maailmas üksjagu.
ja mängida selliseid noote, mis kõigile, mängida sellist muusikat, mis kõigile meeldib. Ega vist ei saagi. Küll aga nende nootidega me võime teha valikuid, et igaüks leiaks endale sobiva. Noh, ja kui kergelt või raskelt need on tulnud, eks neid oli siin saate vigades siis näha juures oleval pildil. Panen käima kogu aeg. Vaata, kae läbi seinte. Kinekott lendab. Jänes ju sind ju kardab ja vaata, mis nägu sa oled ju. Sellise mütsiga ka veel. Jänes jookseks kohe, kus ära ta ei julgi absoluutselt tulla. Ega sul tulla. omal parem nägu ei ole. Kahe paari prillidega pakub fototehnikat. Ära unusta, et äärmiselt tänulik tuleb olla. Räägi firmast. Valgust peab olema. Aparaadi peal on selleks ISO. Sul vist heliseb midagi? No see kõne tuli nüüd Brüsselist, ma pean vabandama vahepeal, teen väikse pausi. Tegelikult oli vaja meie jutt 20 sekundiga ära rääkida. Okei, tore, midagi meil ikka juhtus. Ja juhtusid ilusad asjad ja väga head asjad. Ma arvan, et uude aastasse võib minna päris püsti päi või kuidas sulle tundub. Ja lõbusate nootidega. Just täpselt. Käib töö ja käib üle. Koos. Aga noh, eks mõningaid apsakaid meil aasta jooksul ikka toimus. Brüsseli kõne, jah. Kurat, jutt läks täitsa rahva ausalt. Kurat, see oli mingi matuse muusika. Ikka vastuseks on pikk, sorav jutt, nagu varukast tuleb tal seda juttu, mitte ühtegi puterdamist ja see